Viimase kuu jooksul on politsei poole pöördunud mitmed inimesed, kes Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe piirkonnas petuskeemi ohvriks langenud ning seetõttu rahast ilma jäänud. Jõhvi politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Ene Mutika tõdes, et kelmid on osavad ning suudavad oma jutuga ohvri niivõrd segadusse ajada, et ka kõige elementaarsemad ettevaatusabinõud kipuvad ununema. Tegemist on siis kelmidega, kes tegutsevad järgmisel, et üks kelmidest kõnnib, viskab oma rahakoti maha, kõnnib edasi. Ja eelnevalt välja valitud ohver ja teine kelmidest siis leiavad selle rahakoti. Ohvrit ärgitatakse sinna rahakoti sisse vaatama, seepeale naaseb siis rahakoti maha visanud kurjategija ja hakkab süüdistama ohvrit pangakaarti kadumises. Kelmide mõjutusel minnakse siis lähima pangaautomaadi juurde, kus ohver paneb pangaautomaati oma pangakaarti ja sisestab ka PIN-koodi. PIN-koodi fikseerivad ära siis kelmid. Seejärel võetakse siis märkamatult ära ohvri pangakaart ja võetakse hiljem raha siis tema arvelt, sularaha, või siis teostatakse kauplustes makseid. Kelmid on hästi osava jutuga ja nad suudavad siis panna inimese unustama kõik ettevaaatusabinõud, et inimene isegi juba enam kahtleb, kas tema pangakaart on tema oma, ja valitakse ka vanemaid ohvreid, kes ei näe siis hästi ka seda, mis on pangakaarti peale kirjutatud. Et paluks inimestel mitte kunagi mitte kellegile anda enda pangakaarte ega PIN-koode ja kui te sisestate pangaautomaadis PIN-koode, siis varjake seda selliselt, et kõrval olevad inimesed ei näeks teie koodi. Mis keeles kelmid räägivad? Nad räägivad vene keeles, seni on olnud siis tegemist meesterahvastega, vanuses 40 aastat, teine võib olla natukene noorem, kannavad nad siis nokamütsi, päikeseprille enamasti. Kõigil, kes on eelpool kirjeldatud situatsiooniga kokku puutunud, palutakse sellest teada anda numbril 337 2589, e-posti teel jelena.kuusik@politsei.ee või politsei lühinumbril 112.